Täna on pühapäev, 7. november. Oleme tulnud A Le Coq spordihoonesse, kus toimub perepäev. Lähme uurime lähemalt, mis seal sees toimub. Rääkige lähemalt, mis siin täna toimub? Täna toimub suur perepäev kõigile väikelastega peredele. Ja siin on meil hästi palju õpitubasid, esinejaid, erinevaid ringe, huviringide näidisringe, mängumaa ja titetuba, kus saab väikeste pisikeste põnnidega natuke vaiksemalt olla. Kust tuli idee selline üritus korraldada? Kust tuli idee? Sellega nii, et Anne Noortekeskus tuli meie juurde, ütles, et nüüd on vaja korraldada perepäev ja siis me hakkasime pihta. Mõtlesime välja, et kuidas see kontseptsioon võiks olla ja nii ta saigi. Mitmendat aastat see üritus toimub ja kas plaanite ka järgmine aasta perepäeva korraldada? Nüüd meie korraldame esimest aastat, varem on toimunud 2 korral siin samas hoones ja tahaks küll järgmine aasta ka korraldada. Ma olen siin eelkõige sellepärast, et mul on väga hea meel, et Anne Noortekeskus on tänase sündmuse korraldaja koos ka meie majas Anne Keskuses tegutseva mittetulundusühinguga Lelula. Et kõik see, mis siin täna näha saab, on siis Anne Noortekeskuse Lelula abil siin toimuma saanud. Kuidas sulle tänane üritus meeldib? Väga hästi. Mida sa siin juba täna oled teinud? Ma olen käinud seal politsei seal, kus saab need audidest, tegin korvpalli, siis käisin seal ja siis käisin üleval ja siis tegin igasuguseid asju seal nendes asjades. Oi, sa oled siis päris palju täna jõudnud ära teha? Ian, aga ma lähen kell 2:30 lähen sinna Oki selles tehases ja siis saab ka veel mingisugust auhinda. Kuidas teile üritus meeldib ja mida olete jõudnud juba ära teha? Väga tore üritus on. Meil on lapsed nii väikesed, et ilmselt nad kõiki asju sinna teha ei saa, et enamus aega me veedame siin sellel mängumaal. Et neid näomalinguid ja neid asju veel on natuke vara teha. Mängisime seal, väga meeldis. Mis me teeme siis? Ainult mängime. Mida te olete siin juba jõudnud ära teha? Ära teha. Ma teen seal üleval näiteks portreepilte peredele. Päris palju.